No, mina olen lapsest saadik armastanud väga muusikat ja üks mu lemmik helilooja on olnud ja on siiamaale Edward Grieg. Ja selle Edward Griegi ma seastan endale alati oma suvekodu, lapsepõlvekodu Saaremaaga, Tagaranna külaga. Kui ma olin laps, siis see küla oli ümbritsetud piirivalvuritest, mingisugustest madrustest, kes seal pidid metsas olema. Hiljem tulid nende asemele raketibaas, aga üks koht, mida kutsuti Kõrgemaalune, oli väga niisugune endine ja ilus. Seal oli ikka veel see kõige ilusam loodus, kõrge kallas, sealt paistis pangapank teiselt poolt, meri sinetas. Ja ma läksin sinna, unustasin selle, mis seal mujal on ja kõrvus oli Grieg. Ja siis elu muutus, ajad muutusid, mina kasvasin suureks ja ühel ilusal päeval oli sõlmitud niisugune leping, et Vene sõjavägi hakkas lahkuma Saaremaalt. Ta läks öösiti, seal olid tal igasugused kahurid või ma ei tea, raketid, mis kõik peal. Ja terve ööde kaupa kuulsime, kui ta läks minema sealt mööda teid. Ja me tundsime, et nüüd on kõik meie ja loodus on meie ja mitte ainult see väike tükk loodust ei ole meie. Ja mis siis, et maa ja ei laga ja kole, aga me teeme korda, kõik läheb ilusaks. Korda tegemist ei tulnud. Tuli see, et needki viimased aknad, ma ütleksin, et muidugi oli lagastatud, oli kole, aga majad olid terved, alles, mis eest maha jäid. Need lõhuti ära, aga mitte nii, et lõhume maha, ehitame uue, vaid lihtsalt lõhuti varemeteks. Ja siis tuli uus kampaania, et me teeme siia sadama. Suure kaubasadama, mis hakkab siis teenindama suuri laevu ja hakkab raha sisse tooma meie rahvale ja mis kõige toredam, annab kohalikele palju töökohti. Ja see sadam pidi tulema just selle ainukese koha peale, mis ei olnud veel ära lagastatud, sinna Kõrgemaa alla, kus ma olin ikka Griegile olmas käinud endale. Mina hakkasin vastu, ma hakkasin kirjutama lehtedesse, et see ei ole õige. Ja ma ei näe sellel perspektiivi ja ma ei näe neid töökohti ja ma ei usu sellesse. Aga vastu hakkasid mõned teised ka ja asi läks kohtusse ja kohus leidis, päris lõpuni minna ei julenud, aga leidis, et me võime ju teha sellest ainult reisisadama. Kõik said aru, et see on muidugi absurd, sest mida teeb üks reisisadam keset metsa. Aga nii ei. Mina jätkasin oma nii-öelda võitlust selle sadama vastu. Mulle öeldi, et sina ei ole keegi, sa oled siin suvitaja, sa ei tea sellest kohast midagi. Sina meile töökohti ei anna, sinul on Tallinnas endal töökoht olemas, ole parem vait ja mine tagasi Tallinna. Lõppude lõpuks ma jäingi vait, sest ega keegi ei tahtnudki enam minu õiendamist avaldada. Sadam ehitati valmis. Kõrgemaalune rikuti ära. Sinna tulid mingisugused puidkaad ja muidugi korralik sadamakai ja kõik oli väga tore. Mida ei tulnud, olid töökohad. Üks töökoht tuli alaline ja see on seal praeguseni, see on sadama ülem. Niisugune inimene peab ikka olema. Tulid ka mõned reisid, kruiisilaevad. Kõige väiksemad laevad, mis kruiisideks üldse on olemas ja neid käis 2-3 tükki suve jooksul. Mõnikord sattusin ka juttu rääkima nende inimestega, kes seal tulid. Need olid muidugi välismaalased, küsisid, et mis selle metsa taga on. Ja mulle ei jäänud muud üle öelda, kui et seal on ikka jätkuvalt mets. Aga miks me siis siin oleme, küsis keegi. Ütlesin, aga te ju ostsite selle kruiisireisi. Siis hakati neid viima Kuressaare linna bussidega, et midagi ikka näha oleks. Alguses oli neil kaart käes, nad tulid seal sadamas maha, vaatasid ringi, küsisid, kus on raekoda. Raekoda seal ei ole loomulikult.
siis mõtlesin, praegu ta on Kuressaares ja siis leiti et viime nad sinna. Ega lõpuks see väga hull marsruut ju ei olegi, Kuressaare on kena linn ja nad said 40 kilomeetrit sõita Saaremaad mööda ja mõni jalutas ka meie külla. Aga muidugi ei ole see, mida see sadam nagu kavatses, kui seda rajati, mis sinna kõik pidi tulema. Töökohti, nagu ma juba ütlesin, ei tulnud. Ainult siis, kui kruiisilaevad sisse tulid, siis oli üks valvur, kes sai siis nagu ajutiselt tööd, et jälgis, et kõik oleks korras ja tööd said ka giidid ja bussijuhid. Aga siis leiutati, et ikkagi mingisugust hakkpuitu võiks selle sadama kaudu vedada. Suured hakkpuiduhunnikud seisavad seal praeguseni ja mõnikord paar kord aastas vist veetakse neid mingite laevukestega ära ka kuhugi, kuhu neid on tellitud. Aga see suur projekt, mis pidi Saaremaa kihama panema, mis pidi inimesi töökohtadega varustama, mis pidi õnne tooma meie õuele ja rahvale raha, see kukkus tegelikult läbi. Tagasi pöördumatult on loodus sealkandis hävitatud, metsas lagunevad raketibaasi jäänused, teisel pool on piirivalve maja puruks pekstud akendega ja ilusas kõrgemaaluses see sadam, mis ma ütleksin 4/5 aastast kasutamist ei leia. Sellest saadik ma olen muutunud täiesti skeptiliseks kõige selle vastu, mille puhul öeldakse, et ma hakkan kaitsma seda, ma seisan selle eest, et siia ei tuleks, me ei lase siia tulla, ütleme, kas või see, mis käib praegu Võrumaal selle Nursipaluga. Ma ei usu sellesse enam üldse. Ma ei usu, et terve mõistus niisugustel asjadel võidule pääseb. Ma arvan, et loodus on see, mida võib jutumärkides muidugi lagastada nii palju, kui kulub, pidades silmas mingisugust tuleviku imelist perspektiivi, tehes selgeks, et nii peab ja see on kõigile kasulik. Ja olge vait, kes te ei ole sellega, ma ei tea, kuidas pidi seotud. Nii et ma olen muutunud skeptikuks selles asjas. Ma ei anna kuhugi enam allkirja kellegi toetuseks, kes loodust kaitseb. Ma läheksin hea meelega kõrgema alla ja kuulaksin oma mõttes kriigi ja nutaksin. Aga seda ma ei saa ka enam teha. See on minu kogemus looduskaitsega. Tänan.